Tšau! Ilusat uut aastat sulle ja mul on mega hea meel, et sa oled jõudnud siia videosse. Minu nimi on Karin ja ma praegu pikalt rohkem enda juures ei peatu, sest et ma tahtsin selle loogiga lihtsalt kiiresti peale hakata, kuna meil on üpriski toimekas aasta algus tulemas. Ja meil on vaja juba varsti kodust ära joosta. Seega, et ma saaks teid ilusti kaasa võtta endaga kõikidesse ülejäänud toimetustesse ka, mis täna ka ees ootavad, siis ma mõtlesin, et ma teen kiire alguses sellele videole. Kui on kuulda mingisugust siis see on mu väike laps Byron. Ta saab varsti, umbes täpselt 5 kuu pärast, ta on 5 päeva pärast 7-kuuseks. Seega tal on juba super igav seal mati peal üksinda. Nii et ma teen alguse sellele vlogile ära. Võtan endaga kaasa. Me lähme poole tunni pärast kodust välja juba. Me lähme Byroniga linna võimlema. Pärast seda lähme käime poes. Meil on veel mõned kingitused puudu. Mul on vaja veel paar asja vaadata homsele sõbranna beebipeole. Nii et hakkame selle päevaga peale. Nii et ma loodan, et kui ma tulen õhtul koju, siis on veel nii palju valge, et me saame pikemalt jutustada ja saan teile natuke rääkida, mis on 26 aasta eesmärgid, mis siit videote seeriast üldse te hakkate nägema. Ja võt, nii et hakkan päevaga peale, nii et very excited. Me käisime esimest korda võimlemas ITK-s ja meile väga meeldis. Pärast seda käisime Selveris ja siis tulime juba otse koju. Nii, me oleme tagasi kodus võimlemast ja poetiirudelt ja ma ei jõudnud mitte ühtegi klippi teha, ei võimlemas, ei poes. Ma ei tea. Aga selle eest ma tahtsin näidata, mis me ostsime, sest mulle meeldib vaadata, mida teised poest ostavad. Ja tegelikult see asi meil järgi me läksime. Muunikaru. Ma tahtsin me kingime selle tegelikult. Kingime selle asja mu sõbrannale beebipeoks ja meil isegi ei ole seda, see beebid on homme. Seega peame selle kuskil teima mingi lähima 12 tunni jooksul, aga siis selleks. Nii, need lähevad Polaroid kaamera sisse homme. Me teeme Polaroid pilte ka, mul on Polaroid kaamera renditud. Renti on üldse kallis, see oli kas 10 eurot tööpäev või 10 eurot päev, aga ma sain selle kaamera juba, ma tahtsin, et nad saadaksid mulle postiga selle ja nad saatsid mulle selle juba 2 päeva tagasi, äkki 30. jah. Ehk siis, ja pidu on alles nagu homme, ehk siis ma oleks võinud siin neid pilte vabalt teha rohkem. Nii, siis ma võtsime Byronile uue joogipudeli, mis oleks tilaga, ehk siis ta peab sealt imema, aga see vesi ei tule ise välja, aga see on niisugune väike ots, kus siis vesi nagu läbi tuleb. Siis ma ostsin talle 2 püreed, mis on rauaga, kuna ta ei ole väga suur püree sõber praegu, aga ta oleks natuke rauda vaja. Seega üks on siin, see on maheraudne tatra puder ja üks on tal seal maas, millega ta mängib praegu. Siis ma alustan Byroni asjast kõigepealt. Siis 2 beebiküpsise putru õunaga ja 2 teraviljaputru banaaniga. Need talle meeldivad, need me anname talle õhtuti. Nii. Siis ma ostsin ühed porgandi need maisikepikesed. Neid ma annan talle nagu näputoiduna, ma pole midagi muud talle andnud. Kas siis ma panen ta korra tooli istuma, aga ainult korraks, või siis ma panen ta lihtsalt endale sülle ja annan talle selle kätte. Ja endale ma ostsin sidruni melissiteed, sest tuli siuke isu. Siis ma ostsin, kuna meil tuleb kinkekotte tuleb 3, siis ma ostsin igat asja 3, ehk siis päiksekujutatud tomatitega kreekerid. Siis ma mõtlesin, et ma ei taha osta mingi šokolaadi või kommi, mida niikuinii jõulude aastavahetuse paiku niikuinii liigub. Kõik kingivad kõigile. Ja midagi nagu sellist kiiresti riknevat ka ma ei taha kinkida. Ja siis ma mõtlesin, et ostsin 3 seda avokadoõli. Ma olen näinud, et Instagramis hullult haibitakse seda ja see oli Selveris praegu sooduka ka. Seega ma ostsin seda 3 tükki, sest ma arvasin, et no õli on ikka inimestel vaja. No, sellega ei saa mööda panna. Ja siis ma ostsin 3 kaamera lihtsalt katkestas poole pealt ära. Aga viimane asi, mis ma ostsin, oli see meresool ürtidega. Ma arvasin ka, et see võib ka tore olla, et seda soola ikka läheb vaja ja see on nagu veskina ka, ehk siis väga mugav kasutada.
vahepeal on õhtu kätte jõudnud ja ma teen ühe kiire klipi siia ka, ehk siis nagu näha, siis ma olen kõikvõimalikud tarvikud kodus kokku tassinud, et väikest inimest natuke lõbustada. Ja tahtsin korra näidata, et ma hakkasin sellist kodulehte nagu soola.com vaatama, ehk siis siia saab teha sellele kodulehele pulma kodulehekülje, mis siis asendab pulma kutset, kuhu on siis kogu oluline info nii-öelda koondatud ja hetkel tundub küll, see on tasuta ja see tundub hetkel väga mugav, et siit mitmekümnete teemade hulgas saab valida, mis endale kõige rohkem sobib, saab värvi valida. Kui see värv siin välja toodult ei sobi nagu päris selle pulmatemaatikaga ja eks ma siis vaatan, kaugele ma jõuan sellega, ehk siis kui lõpptulemus valmis on, siis ma saan seda ka jagada. Nii, Tainn läks Paino nüüd magama panema, seega ma võtan kiire 5 minutit ja räägin lõpuks, mis meil 26 aasta eesmärgid on, mis me üldse hakkame 26 aastal tegema, ehk siis te oskate natukene arvestada või oota-loota, et mida te võite hakata siis siit vlogidest nägema. Ma vaatan hästi palju arvutisse, sellepärast et ma panin siia kõik endale kirja ka, sest et muidu kipub lihtsalt meelest minema. Seega, kõige suurem asi, mis meil 26 aastal tuleb, on pulmad suvalguses ja kõik siis see pulma planeerimine on meil praegu hästi aktuaalne, kuigi suur töö on meil juba 25 aastal tehtud. Ehk siis koht on paigas ja veel nipet-näpet fotograaf, videograaf ja pulmaisa näiteks. Aga kõik sellised Tanni ülikonna valimine, sõrmused, mingid siuksed väiksed detailid, üldse veel visuaalid ja kõik see veel loksub paika, ehk siis ma saan teid sinna teekonnale ka kaasa võtta. Siis ilmselgelt lapse kasvatamine. Byron on kohe saamas 7-kuuseks, ehk siis ta kasvab ja areneb metsikult kiiresti. Me käime temaga ujumas, võimlemas, beebikoolides vastavalt sellele muidugi, kuidas on tal tervis ja võimalused ja uned ja mõnikord lihtsalt pole tal tuju minna või meil tuleb endal midagi vahele. Aga me üritame temaga hästi palju käia ja tegeleda ka. Ja siis muidugi kodune elu on ju, et tal on ärkveloleku aknad üpriski pikad juba, et kuidas neid siis sisustada. Ja üldse kõik see lisatoidu andmise teema ka, mis on nüüd väga aktuaalne on ju, alates 1,5 aastast. Ehk siis hakata selle osas ka veel nägema sisu. Siis ma olen tagasi trennilainel pärast sünnitamist. Ehk siis ennem kui ma lapse koju jäin, siis ma leidsin tee padeli juurde ja ma olen tegelikult pool elust mänginud lauatennist, ehk siis reketjala on nagu sobib mulle, ma tunnen ise. Ja nüüd ma olengi meil on võimalus ka avanenud, et ma saan ise ka rohkem käia selles mõttes padelis. Kas üksi mängimas või me käime koos trennides. Et siis seda ka. Ma tahaks tegelikult idee poolest ka kodus teha trenni mõned korrad. Vähemalt kord nädalas oleks alustuseks okei. Ja ma olen ka õues jooksja, ehk siis kui läheb soemaks õues, siis kevade paiku, siis ma hakkan kindlasti jooksmas ka käima. Siis suhte hoidmine, ehk siis kuidas võtta kahekesi lapse kõrvalt aega. Ehk siis vähemalt ma ise olen kirja pannud, et vähemalt kord kuus üks date kahekesi kodust väljas. Ja muidugi ka igapäevaselt ka, ehk siis kuidas me igapäevaselt võtame neid hetki, et koos aega veeta ka ja mitte lapsest rääkida. Siis meil on planeeritud sügisel kolmekesi basseinipuhkus ka Türgis, ehk siis nii-öelda esimene reis praegu pisikesega. Aga võib-olla kevadel ka vaatame miskit ja meil tulevad ju, mõtleme ka, et pulmad tulevad, et võib-olla mingid mesinädalad reis, et vaatame, kuidas sellega läheb. Siis ma tahaks jagada mingisugused story time, kas emadusest, sünnitusest, rasedusest, et ma ise mõtlen võib-olla mingisuguseid nii-öelda killukesi, mis võiks teile huvi pakkuda, aga kui teil endal on mingisuguseid kindlaid soove, millest te tahaksite kuulda, siis ma räägin hea meelega. Ja mis veel? Ma olen natukene lubanud juba, et kes mind veel ei tea, siis ma ennem kui ma lapse koju jäin, ma töötasin finantsaudiitorina juba 5 aastat ja siiamaani. Ehk siis ma olen lubanud, et ma väikse kohaga hakkan tegema seda ka. Ja mul on veel, ma võtsin 2 aastat tagasi ette ka vandeaudiitori eksamid, ehk siis seal on 8 eksamit ja mul on 1 eksam vaja teha veel. Nii et ma tahaks selle kaelast ära saada ja õppida ja minna see ka ära teha, et siis oleks sellega joon all.
ja üleüldiselt selline kodus nokitsemine. Et meil muidugi ühe projekti lõpetan siin, alustan teisega seal, aga kõige suurem asi, millega me peame alustama see aasta või tahame alustada, on Byroni tuba. See tuleb teisele korrusele, kus praegu oli Tanni kodukontori tuba, mille me siis tegime sinna kõrvalmaja. Ma saan seda kõrvalmajaga ükskord näidata, mis me sinna tegime toredat. Aga jah, sinna ma ei saaks öelda, et ehitamine, vaid pigem sisustamine, sest et selles toas me teeme sisuliselt nii-öelda tühja toa. Lihtsalt on vaja veel lagi, seinad värvi, tapeet panna ja nipet-tapet. Ehk siis, kui ma kõikide nende asjade peale mõtlen, siis ma enda jaoks sõnastasin sellise eesmärgi 26 aastaks, et leida tasakaal siis ema, naise ja elukaaslase rollide vahel. Ehk siis, kuidas mitte kaotada ära suhet, mitte kaotada ära iseennast, aga samas kasvatada 24/7 ikkagi last ka. Ehk siis, kuna esimene eluaasta pidavalt olema suhtele kõige keerulisem, siis ma siis vaataks, et kuidas see niimoodi hästi pehmelt üle elada. Ma ütleks, et tegelikult siiamaani esimene 6 kuud või 7 kuud, mis nüüd on olnud, et tegelikult ma arvan, see on läinud üle ootuste hästi. Ja ma arvan sellepärast ka, et me ise väga palju prioritiseerime kahekesi olemisaega ja iseenda tegemisi. Et tundub, et kõik on kuidagi hetkel rahul, aga proovime seda joont hoida. Ehk siis jah, ma võtaks kokku niimoodi. Siit mul rohkem midagi kirjas polegi, ehk siis lähme loogiga edasi ja vaatame siis, et ma saan siin veel nipet-täpet ja jooksvalt veel mingisuguseid mõtteid teile jagada. Ma panin riidesse pesu kuivama, asjad kokku padeliks, asjad kokku beebipeoks, ehk siis ma võtan kaasa sõbranna kingituse ja Polaroid kaamera, millega saan pilte teha. Ja kell on kuskil 12:30, ma lähen 12 sinna, ta on praegu oma mehega linnas söömas kompressoris. Ja kui ta koju tuleb, siis on üllatus ja sõbrannad ootavad teda siis seal. Katame laua, teeme väikse pildistamisnurga, suurt väga vist midagi rohkem polnudki, mängud, nagu see käib. Ehk siis ma loodan mõned klipid teha, vaatame ja siis õhtul juba võtan teid padelisse kaasa. Me käime niimoodi padelis, et kas ma käin üksinda ja Tann on Byroniga kodus või me lähme kõik kolmekesi ja Tann siis see aeg hoiab Byronit, millal ma mängin. Hello, welcome back. Tulime padelist, siis midagi rohkem erilist väga ei teinudki. Sõime, mängisime Byroniga, keetsime talle porgandit, et ma saan talle homme näputoiduna anda. Nüüd ma panin talle keema vasikaliha, porgandi kõrvitsa, et talle püreed teha ise. Ma olen talle paar korda teinud kanalihaga, et talle väga maitseb. Ehk siis ma väga neid poepurgipüreesid ei osta, sest et kokkuvõttes tuleb päris kallis. Mulle tundub see puhas kraam palju parem kui see. Ma saan aru, et need lastetoidud on ka väga kõrgete kriteeriumite järgi kokku pandud ja kindlasti väga head. Aga mulle meeldib, et ma tean ise täpselt, mida ma kuhu ja kui palju ma panen. Ehk siis, kuna kõrvits sai palju varem valmis, ma tõstsin ta juba välja, nii et kui porgand ja liha ära keevad, siis väike tükk võid, natukene keeduvett, soomiksriga püreeks, väikestesse topsidesse ja lasen öö läbi jahtuda ja siis panen sügavasse ja sealt on hea võtta. Mul on sellised vormid ka, kus ma saan nad kuubiku kaupa välja võtta, väiksesse kaussi mikrokasse üles sulatada vastavalt siis söögikorrale. Ja ega siis midagi. Ma arvan, et Byron magab juba kella 9 saadik, ehk siis mingi 15 minutit juba. Tann läks sõpradega kõrval majja, istuvad seal natukene ja ma arvan, et ma lähen lihtsalt Byroni kõrval voodisse ja hakkan seda pulma kodulehekülge tegema. Ehk siis tänase päevaga on kõik. Ma tahtsin näidata lihtsalt ühte väikest asja, mida me Tanniga igapäevaselt üksteisele teeme. Ehk siis need õhtud, kui me ei lähe koos magama, näiteks ta on kodust ära ja ma lähen üksinda ees magama ja ta tuleb hiljem järgi, siis ma võtan enne magaminekut vitamiine kõikides võimalikes pakkidest, mis meil seal valikus on.
teen nii-öelda endale hunniku ja teen talle ka hunniku, et enda omad ma võtan ära, aga tema siis saab hunniku võtta siis, kui ta koju tuleb, et siis ta ei pea hakkama neid vitamiine siin kokku enam krahmama. Meil on esimene katsetus keeduporgandiga. Oota, ma annan sulle uue tüki. Banaani ta on juba võtnud või söönud, kui palju see suhu jääb, ma ei tea, sest et see banaanitükk, mille ma talle just natuke aega tagasi andsin, see on põrandal juba ja mis ma talle veel hommikul andsin, sellele ma astun ise sussidega sisse ja see oli täiesti nagu banaanipannkook meil siin maas. Palun ja palun proovi. Et ega sellest midagi nagu väga suu ei jää veel. See jääb suhu, aga see tuleb sealt umbes sama kiiresti välja. Aga proovime. Jah, aitäh, väga tore. Jah, ma peaks seda aftermathi näitama teile. Porgand on meil umbes täpselt nii ära hakitud ja pool on pandud ka kõrvale hilisemaks. Võiks siis öelda keldrisse. Ja banaan on ammu juba seal põrandal. Ma annan sulle mõngeid siis. Mõngeid väga maitsevad. Palun mõngel. Me anname talle mingisugused Ella's Kitchen Organic porgandi ja ma arvan pastinaagi maisipulkasid andnud, need tal väga maitsevad. Kas mõtlesin lihtsalt, et ma ütlen, miks me pole täna väga tegusad olnud. Öö oli meil selline suht keeruline, ma ei tea, kas täiskuu mõjutab Byronit või milles asi on, aga ta lihtsalt terve öö siples ringi. Mul polnud seda mõtet enda voodisse panna, sest et ma pidin talle kogu aeg kas lutti panema või kätt peale või teki peale või 100 häda oli tal. Võtsin enda kaisu, aga ta ärkas ka kella 6 ja siis 6:45 jäi magama ja siis magas mingi 1,5 tundi. Ja siis me ärkasime alles. Ehk siis hommik oli selline suht unine, aga me ei teinud ka midagi suurt, nii et kui Byron esimesse unne läks, siis ma vaatasin veel natukene seda Pulma kodulehekülge, millega meil õhtul tegelesin ja editasin juba natukene seda vlogi kokku ja nüüd Tann läks koeraga trenni ja me jäime kahekesi, ehk siis hakkasime natuke kodus siin toimetama. Tahaks õue jõuda, õues on nagu täiega mõnus, nagu siuke paks lumi ja saab juurde, et me pole mitu päeva õue jõudnud, nii et vaatame järgmise une ajal prooviks õue minna ja ega meil muud suurt plaaniski pole täna. Mõtlen, et lihtsalt siuke rahulik pühapäev. Kui mul korra oli isegi mõte, et võiks hakata kodus trenni tegema, siis ausalt öeldes vankriga paksu lume sees jalutamine on juba omaette trenn. Me oleme õuest jalutuskäigult tagasi. Ma olen Byron kahekesi kodus, nii et kui on siuke iis, tähendab seda, et väike inimene on juba väsinud ja tahab, et teeme temaga mängiks, on ju. Aga tule siis siia, tule siia. Igatahes, ma tahtsin mega kiirelt story time'i teha seoses sellega, et me käisime praegu Polaroid kaamerat tagasi posti viimas. Mõtlesin kohe väiksele inimesele mingi mänguasja. Näe, tule vaata issi kella. Tule vaata issi kella. Ja siis ma võin sulle anda veel selle muuniga. Palun. Igatahes, nüüd mul 2 minutit võib-olla rahu, ma saan teha story time ära. Me tulime üks päev Byroniga nüüd aasta lõpus Tanni padali mängult ja ta jäi autos magama. Me olime kahekesi, Tann tuli eraldi järgi. Ja mõtlesin, et mul tuli mingi Unisend paki teade, ma pole mitte midagi tellinud, aga okei, lähme siis käime järgi. Läheme pargin auto sinna Maxima ette, lähen, panen koodi sinna Unisend masinasse, teen lahti ja ma panen selle pildi siia, milline see kohver nägi välja, kus sees see Polaroid kaamera oli. Ja ma tegin selle kapi ukse lahti ja mu esimene mõte oli see pomm. Ma olen võib-olla liiga palju sotsiaalmeediat jälginud, valesid kanaleid, ma ei tea kuidas, vaadanud mingisuguseid selliseid filme, kus sellised kohvrid on pomm alati nagu. Ja mõtlesin, et okei, mida ma teen sellega nüüd? Ma kukutsin selle sinna samasse maha, astusin 2 sammu tagasi ja täiesti tardusin, nagu mõtlesin, ma ei võta seda oma auto peale, see tundub minu jaoks kahtlane, mul laps ka autos on ju. Ja kõrval oli mingi mees, natukene selline
alkoholi tunnustega, aga täiesti sirge, rääkis normaalset juttu, polnud häda midagi. Tuleb mul appi mingi, mis siin toimub, värgid, aga me ei saanud seda kohvrit avada, sest see oli ühelt poolt nipuga kinni ja ta hakkas seda oma Jacksiga lahti põletama. See Jacks ei põletanud kaarte lahti. Lõpuks ta võttis selle kohvri, läks sellega Maximasse lillepoodi ja lõikas selle läbi, tuleb siis minu juurde tagasi on ju selle kohvriga. Ma ei saanud ta kaasa minna, sest mul laps autos magas on ju. Näe, palun võta. Ja teeb lahti, ütleb, et no vaatame, mis sul siis siin on ju. Ja see on see Polaroid kaamera nagu. Ja siis mulle meenus, okei, ma tellisin ju, sest kui ma rettisin, seal oli 2 varianti, kas ma lähen järgi või nad saadavad mulle selle postiga. Aga kuna mul oli 3. jaanuariks seda vaja, siis ma ei osanud reaalselt oodata, et see tuleb mul nädal aega varem. Ja mõtlesin, et nagu, kas veel kahtlasemast karbis ei saa nagu saata seda, aga see selleks. Et õnnelikult nagu lõppes, et mu esimene mõte oli küll see, et mina seda mu autosse ei pane, ma jätan selle siia nagu no way on ju. Et selline väike nagu, wow. Seiklus oli meil ka aasta lõpus Byron on ju. Ilusat esmaspäeva hommikut. Meil on siis kätte jõudnud 5. jaanuar. Ja ma ütlen kohe alustuseks, et me oleme suht magamata, sest et Byron arvas, et hullult hea idee on öösel lihtsalt mitu korda üles ärgata ja lihtsalt chillida. Ja kuna ta on hetkel meie voodis, siis ma pean tal kätt peal hoidma või vähemalt vaatama, et ta ei hakkaks voodist välja roomama. Sest et talle meeldib seda teha. Mis meil täna plaanis on? Tegelikult see klipp jääb siin nüüd selle vlogi viimaseks. Mõtlesin, et ma teen siia mingisuguse vahe ette. Ma praegu sorteerin riideid, Byroni väikseks jäänud riideid, et mul on siin päris palju mingisuguseid 56 suuruses tudukaid ja mul sõbranna ütles, et tema plaanib oma väikseks jäänud, tal on ka sama vana beebi, ta plaanib väikseks jäänud need beebiriided 50-56 suurusest tudukad viia siis Pelgulinna sünnitusmajja, et seal väiksed beebid saaks ka neid kasutada ja seal vist mina ei mäleta, aga tudukaid seal igastahes väga ei ole ja need on veel suht korralikud ka selles mõttes, kas on üldse korra kantud või mitte. Et siis siuke väike heategu ka ja tahaks täna ära viia sellepärast, et me lähme Sõlesse perearsti juurde. Byronil on täna gripivaktsiin. Mis meil siis täna veel on? Mul on padalitrenn sõbrannaga laagris kell 3 ja muus osas on meil lihtsalt kodused toimetused täna plaanis. Tahaks poest läbi jõuda, sest et me ei ole jõudnud selle pühade tralli jooksul, me pole läinud korralikult poodi, et osta endale nädalatoidud hommikuks ja õhtuks ja lõunaks ja mis iganes ajaks. Ja täna hommikul märkasime niimoodi, et muud polnudki süüa kodujuustu. Seega ma sõin šokolaaditükkide kodujuustu, jõin kohvi, Byronile andsime putru, seda meil ikka oli kodus. Nii et tõmbame selle vlogi otsad kokku. Mul on mega hea meel, et sa jõudsid siia maale ja näeme sinuga juba jälle järgmises vlogis. Tšau!